6. käik. Tervist. Et Tallinnas ja Rakveres on meil hetkel aed, ütleme selline südaöö ja see on täpselt paslik aed kokku võtta Tšiili ralli, mis meil siin viimane kiiruskatse just ütleme 5 minutit tagasi lõppes. Raller Roompere võttis siis laupäeva eest maksimumpunktid. Ega meil midagi muud ei ole, et kuna mina tahan siit toimetuses koju saada ja ma eeldan, et Roland Poom tahab magama saada, siis võtame ja teeme täna võib-olla keskmisest kiiremini, et tere Roland sulle sinna Rakverre, et sain aru, et ei suvatsenud siin läbi vihma ja pimeduse Tallinnasse minu juurde sõita taaskord. Tere õhtust sulle ka ja tere õhtust kõikidele kuulajatele, kes viitsivad meid siin täna vastu ööd kuulama hakata, aga tõsi, pean häbi tunnistada, aga nii see on. Sul on täitsa õigus. Ei suvatsenud Tallinnasse sõitma hakata enam vastu ööd. Kui raske see lapse kõrvalt see selline, et hommikul üles ja öösel ralli südaööni, et kas sinna juurde käis ka väike lõunauni? Tead, ei käinud, aga oleks võinud käia, et üldiselt see graafik on suhteliselt selline paigas, et 7.30 on ikkagi iga päev hiljemalt äratus, aga viimased paar päeva on keeruline, et kui laps on ikkagi haige, siis on need ööd ka ikkagi tuleb üleval olla ja seetõttu on neid unetunde suht vähe, nii et ütleme, Tšiili ja lapse haigus hästi ei käi kokku. Nii, aga igatahes laupäeva õhtuks seis selline, esikohal Roompere, teine Evans, 3. Tänart, 4. Neville, 5. Formoor, 6. Bajari, 7. Munster, 8. Lappi, väga lihtne, kiire kokkuvõte tehtud, aga et saade oleks selline, nii me muidu räägime üksteisele sisse ja kõik need jamad, kui me siin virtuaalselt teeme, siis ma iga sõiti kohta enam-vähem teen ühe küsimuse ja siis Roland Poom vastab, et see on lihtsam formaat, et Ogier, alustame temast, et lähme siis nii-öelda tagantpoolt ettepoole, et Ogier ideaalis võinud ju tõusta ja seal sõidud äkki 6. kuuri sinna, aga mees sõitis üle kivi, vedrustus lendas ribadeks ja jäi ta siis päeva teisel kiiruskatsel tee kõrvale. Ehk küsimus selline Roland Poom, et kas Ogier tegi sõiduvea, sest ta hiljem kirjeldas, et tema retke videos tegelikult ei olnud kirjas sellist asja, et seal peaks kivid olema ja võib-olla ta natukene läks sõidujoonest välja. Kuidas ma eeldan, et sa ikka lappasid seda videot edasi-tagasi ja vaatasid, et miks see kogenud 8-kordne maailmameister sinna kivisse sõitis? Jah, ütleme liiga palju lapanud, aga ma igal juhul selle koha läbi vaatasin. Midagi pole teha, alustaks keelt Ogier puhul sellest, et tegelikult ülihästi on aru saada olnud, et mis on Ogierile üles antud viimastel rallidel ja miks need on niimoodi lõppenud, nagu nad on, sest see tempo, mida ta siin tegelikult näitas, on olnud ma arvan, et ei ole kellegile nagu üllatus, kui ma ütlen, et see on ilmselgelt veidi ikkagi nagu üle pandud kohati. Aga see on ilmselgelt tulnud ikkagi olukorras, kus Toyota on ja eesmärk oli ikkagi Ogier puhul, on sõitjad, kellele saab öelda ja sõitjad, kellele ei saa, siis Ogierile saab öelda, et sinu ülesanne lihtsalt nagu domineerida kiirusega ja nii on. Et selles mõttes ta igal juhul, ma arvan, seda oma ülesannet täitma läks, aga see konkreetne koht ikkagi, kus katkestamine tuli, jah, ma arvan, et see on tegelikult ikkagi, ütleme, tagantjärgi saab selle panna ikkagi rekke vea alla, ehk siis rekkel ikkagi ei veendutud, kus see kivi täpselt on ja võib-olla ei arvestatud täpselt sellega, et kus see autojoones võib asetseda. Ja tegelikult ütles ise ka Dirtfishile intervjuus, et kas ta oli natuke liiga palju joonest paremale kaldus, see tegelikult me räägime sentimeetritest, et ta ei olnud selles ise veel 100% kindel, aga ta ütles, et see tõenäoliselt nii oli ja tegelikult videot vaadates nii oli ka, et ega seal muud ei ole, et kahjuks selles mõttes võib kokku võtta, et sõiduviga see oli. Eks sellele võime vist öelda, et Ogier nii-öelda tiitlilootuseda läinud, et tegelikult nii-öelda virtuaalselt tõmbas ka nüüd Evans temast taaskord mööda, et sellest aurust vist Ogier enam igal juhul välja ei tule. Jaa, kindlasti. Et selles mõttes ma arvan, et ka juba pärast treffi vahetust oli pigem eesmärk meeskonna mängu mängida ja võtta maksimum, et meeskonna punkte tuua, aga pigem juba ma arvan, et see treffi vahetus jah, seal eile
sellise esimese põntsu andis, aga nii see on, nagu sa ütlesid, et Ogier on mängust väljas ja tegelikult nii on, et edasi me teame, on asfaldirallit Neville'i jaoks ideaalne stardipositsioon. Ega rohkem ei olegi. Lihtne lugu, proovis Toyota, mis ta proovis, aga Ogieriga see mäng ei töötanud seekord. Nii, teine küsimus siia õhtusse Roland Poomile. Esa-Pekka Lappi päeva esimesel kiiruskatsel esimestest kurvidest tõmbas masina esiosad täiesti ribadeks, et ime, et üldse tegelikult sõit edasi sai mõnes mõttes, sest edasi väga hea välja näinud. Siis ta virises, et näed, et masinal pole üldse mingit pidamist ja ta ei saa üldse aru, mis lahti on. Siis läks ühe kiiruskatse, päeva teises pooles läks ühe kiiruskatse starti varem, ehk sai 2 minutit karistust ja ta päeva lõpus ütles, et ega ei olnud üldse mingi motivatsiooni sõita. Roland Poom, küsimus, mis kurat on lahti Esa-Pekka Lappiga? Ega ma arvan, et Esa-Pekka Lappiga lugu on lihtne, et see karjääri lõpp on ikka paistab liiga selgelt juba siin välja, et ilmselgelt on aru saada, et tegelikult kui see ju, ta on ikkagi väga selgelt välja öelnud, et ega ta mingi täishooaega teda ei huvita, ta teab, et Hyundai'd poolikooaeg ka ei huvita pakkuda kellegile. Et tegelikult ta on ikka oma mõtetes, ma arvan, juba kuskil Soomes seal pere juures vist, eks ole. Pere juures ja oma asjadega toimetamas ja tegelikult see, ma arvan, on see, miks ei tule, et me teame, hooaja algust oli võimas, Rootsi ralli võit ja sealt oleks tegelikult nagu ideaalselt selle momentumiga edasi liikuda, aga see, et talle siin on mõni üksik ralli antud ja nagu ma ütlesin ka just, et ta ise ei viitsi ka väga sellega, et niimoodi tegeleda. Et aga miks ta ei naudi? Et EP võiks olla see mees, kes et vahet pole, et ma ei sõida tiitli peale, et ma tulen naudin, aga nagu kuidagi on see erinud poole aastat täiesti vastupidiseks, kus ta nagu ongi, et tuleb kohale mingi umbes 3 kiiruskatsega, auto ei ole mul täpas ja ongi tuju ära ja kohe kui mehel tuju ära läheb, ta tundub olevat vähe emotsionaalne sõiti ka, et kui tuju ära läheb, siis kaob kiirus ka täiesti ära. Ja ma arvan, et see ongi selle emotsioonide mäng tegelikult ja väga palju peas kinni, et ega me näeme ju, kui Sordo on ikkagi sõitmatult, siis tema ikkagi on ju nautinud seda asja ja meeskonna mängu ajanud, aga tegelikult Lappi puhul on selge pilt olnud see, et kui ei juhtu imet ja ta siin mingit katsevõite ei võta, siis tegelikult see emotsioon langeb tal kohe ära ja kui ta tegelikult sellist rallit teeb, nagu ta siin tegi, ehk tegelikult on ta ikka täiesti lati alt läbi jooksnud, on ju ka tempo mõttes, siis see tuju vajub ära ja siis vajub kõik ära ja siis hakkab juhtuma ja lõpuks saab veel kuradi trahvid ka kaela. Ja siis ilmselt ta juba mõtleb, et tahaks juba koju ära, et kuradi siin teisel pool maailma otsa istuda kuskil, mul nagu tahaks tegelikult mingi lastega toimetada kodus. Ja kogu see lugu ongi tegelikult, täna võib küll olla 99,9% kindel, et Lappil järgmine aasta Hyundai's kohta ei ole. Ja nii on, selles mõttes, et isegi kui me võtame selle 2 minutit trahvi maha, et ta on ikka seal samas, kaotab ka Munsterile, et nii on kahju, mul on ülikahju, sest ega Lappi on ikkagi see äge karakter selles karussellis ja kurb, kui teda ei ole, aga samas täiesti arusaadav ka, et ühel hetkel muidugi ongi prioriteedid teised ja nii on, ega midagi teha ei ole. No kui Lappi ei kahetsi, ma unustasin ühe meie ära, mille kohta ma tahtsin küsida, kuna sa teda tead, et Lappi vähemalt oli kahetsi, üks mees, kes täna punktile ei sõitnud, puhastas teed. Ma küsimus hästi lihtne, ärme liialt pikalt vast peatu, et ei olnud midagi nii erilist. Tule küsimus Roland Poomil, kas Martin Sesks vahest on nagu õnnetu ka või ta tänane päev oli umbes selline, et hirmus oli sõita udu, tõid Fatje üliäge. Olud olid kohutavad, märg, ohtlik ja Fatje üliäge, let's go. Et kõik, et esimest korda elus puhasta teen jumalast raske on. Et see kõik jutt oli selline, et kõik on ülihalvasti ja raske, aga mul on tuju on ladi, et kas ta mõnikord on ka halvas tujus? Ja küsimus. Kas sina oled näinud, ma küsin teised, kas Roland Poom on näinud halvas tujus Martin Sesksi? Ma arvan, et on tulnud ette paar üksikut korda, aga tõesti paar üksikut korda umbes 10+ aasta jooksul, aga ma arvan, et selles mõttes see, mida ta teeb ikkagi et tulemuse mõttes midagi pole teha ja siis ta üritab seda karakterit seal ka kindlasti hoida
sellisena, et see pakuks midagi spordile juurde, et kõik võlud tuleb mängu panna, nagu öeldakse. Seda ma tahtsingi küsida, et kas see natukene on sellist näitemänduda seal või ta ongi selline? Ei, ma arvan, et ikka see on praegu selline pool bikiinivoor, et natuke tuleb näidata, mis seal särgi all ka peidus on, et ega ta iga päev ka, ma arvan, selline naljamees ei ole, et nagu naeril kogu aeg. Päeva viimase 2 märksõna oli paks udu, millest me jõuame rääkida. Võib-olla ta kiirvoor, et kas Roland Poom on unadi nii tihedas udus sõitnud või mis on kõige tihedam udu, kus on sõitnud Roland Poom? Meenutusvoor. Ma millegipärast arvasin, et sa küsid seda ja tegelikult kui seda katset vaatasin, siis üritasin meenutada, kas olen kuskil sellises kohas olnud. Olen küll. Tegemist oli tegelikult Kursamäe ralli, mis tegelikult siis nii-öelda Liepa ralli WRC katsed, samad katsed olid. Ja seal olid ka mingid öökatsed, kus oli, ei oskagi öelda, kas udu või tolm, aga nähtavus oli umbes sarnane. Ma arvan, et ega üle seal 10-20 meetri seda nähtavust ei olnud ja seal ikka momente tuli iga kurviga. Et ma olen sõitnud küll ja kõige keerulisem, mida ma mäletan sellest, oli see, et kurvide sõitmine ei olnudki niivõrd keeruline, aga distantside hindamine kurvist kurvi, et seal ikka ei olnud nagu võimalik üldse hinnata, et kui ma mäletan, et oli katse peal 300 meetrit sirget, siis juba 150 peal põhimõtteliselt hakkasid pidurdama ja siis kaardliga kõrval põhimõtteliselt umbes trippmeetriga ütleb, et ei veel 100 meetrit on minna, et nagu null nähtavust. Et ülikarm on sellistes oludes sõita, et tähtis lihtsalt ja auto lõpuni ära tuua. Kas see, et laias laastus, ma igaks võtsin vaadata, et laias laastus kõik ralli 1 autod ja ralli 2 autod tulid, mis ta siis kokku on mingi palju neid kahel viimasel kiiruskatsel, kilomeetrit tuli ka ju metsikult, et mingi 100 rond veel. 25 pluss 28, üle 50, millest ütleme, 20 oli kindlasti udus. Köiti ralli 1 autod tulid sealt läbi, Köiti ralli 2 autod tulid selles mõttes enam-vähem muredeta läbi, et keegi vist bambusesse päris ei pannud, et kas see on nagu veidi üllatav ka, et vaadates, mis sealt telepildist vastu vaatas, arvestades, kui tihke see seis on, arvestades, kuidas kõik sõitsid või enamid mehed sõitsid ikka millegi peale, et tegelikult draamat kui sellist me lõpetus liialt ei saanud, et natuke oli seal kaotajaid, aga ega teid ju oma kohta metsikult ära ei andnud seal. Ja, selles mõttes ma arvan, et ikkagi kõik mehed seal ju põhimõtteliselt võib öelda on ikkagi tasemega sõitjad, et isegi kui me võtame noorsõitjad seal Bajari ja Sesksi ja Munsteri, siis ega neil on ka neid kilomeetreid all ja ka legendi oskavad nad kirjutada, et tegelikult nendes olukordades ongi see, et tuleb lihtsalt usaldada seda, mis kirja on saanud ja kui ei näe, siis tuleb lihtsalt nii-öelda pimesi lihasmälu järgi või nii-öelda seda autot seal sättida. Et võib-olla ikkagi selle katse puhul üllatav oli see, et Munster suutis väga viisaka aja sinna ette sõita, et see oli päris äge. Et võib-olla temast ei oleks seda oodanud, aga näed, üllatas. Teeme siis kohe võtame, kuna teeme kiiremalt, siis see on küsimus, et kes jättis laupäeval parema mulje, kas Sami Bajari või Grégoire Munster, et selles mõttes, et päeva lõpuks Bajari hüppas küll nippa-nappa seal 1,1 sekundiga ette, et kõva võitluse nad tegid, mõlemal oli sellised sarnased hädad, eks ole, et Bajari rääkis seda, et pole enesekindlust veel nendel teedel, et ma ei saa kiiresti sõita ja Munster ei leidnud autol vist päris head tasakaalu, et ütles, et laias laastus, et hommikustele läbimistel auto tadausa ei keeranud nagu ma tahaks ja siis muutsime seateid ja siis ta hakkas laperdama, et natuke oli, mõlemal oli sellist halaooti, mõlemal käisid nende katsejad nagu üllatavalt üles-alla, et Munster oli ka, et mõnikord oli nagu ülihea vaatad opa ja siis tuli jälle selline kalendriga raatus, et küsimus siis oli, et kumb selle päeva sul parema mulje jättis, et Bajari või Munster? Ütleme, kui arvestada nüüd, et eilse päeva Munsterit ja tänast Munsterit on, siis ta ikka tegi selge allakäigu, aga nüüd jälle, kui me võtame nüüd sinu küsimusele vastust, kas Bajari või Munster, kumb siis täna nagu parema soorituse tegi, siis võtame puhtalt leek 2 arvestuse ehk ainult tänase päeva katsed arvestuse, siis tegelikult Munster on Bajarist ees 0,4 sekundiga. Ja kui siia panna veel see nüanss juurde, et üks sõidab Fordiga, teine Toyotaga, mis on nagu rallimaailma absoluutne tipp, siis ma pean ütlema, kas ma tahan või ma ei taha, ma isegi ei tea, aga ma ütlen, et Munster
vormistas selle päeva ikkagi grammi võrra paremini ära tegelikult lõppkokkuvõttes. Küll jah, ma arvan, et Bajari tegelikult ikkagi suures pildis on stabiilsem sõitja kui Munster. Aga mu vastus on see, et ütleme, võtame siis puhtalt numbrid appi ja Munster faktiliselt on 0,4 sekundit päevalõikes kiirem kui Bajari, nii et Munsterile see punkt läheb. Väga hea. Laupäevases arvestuses siis 5. koht, mis ta siis teeb? 8 punkti, kui tuleb peab lõpuni Adrien Fourmaux. Aga tema puhul on küll see, et võtame need eilse minutilise karistuse maha. Ehk minutiline karistus tuli see, et ta putitas autot 2 mure reedel ja siis jäi starti hiljaks ja võtame selle maha. Sellisel juhul tegelikult oleks Fourmaux justkui rallil 3. kohal, et napilt või mitte väga napilt, aga siiski Evansi Tänatu vahel. Munster võttis ka laupäeva viimase katse, üleüldse oli sümpaatselt kiire. Kui ma lihtsalt sellise natuke teistmoodi küsimusena, et kui sa oleks tiimipealik Roland Poom, ükskõik, vali tiim, et tule, kas sa tiimipealikuna palkaks Fourmaux või Evansi tänasel päeval, kui sa peaks 8 aastaks võtma sõit ja oletame, et sa Subaruga tuled, et tänane päev oli tõesti, oli jälle see, et Fourmaux, et oli oma nende väga-väga heade päevade tasemel, et ta nagu ei ole küll päris tippude tipp justkui, aga samas täna uskumatult stabiilne, uskumatult eksimatu, uskumatult kiire, et jälle see päev, kus me saame öelda, et Fourmaux, et kas meil on üks tippsõitja juures ja paistab, et on. Jaa, meil on üks tippsõitja ilmselgelt juures ja su küsimusele vastus on see, et ma valiksin Fourmaux. Ja põhjus väga lihtne, et võrdleme kõigepealt Evansi ja Fourmaux kilomeetreid istmesoleku nii-öelda autos istumise aega ja kui me võtame lihtsalt seda hooaega arvesse, siis Fourmaux on ikkagi erakordselt sümpaatset kiirust ja stabiilsust näidanud. Versus see, et Evansi see nii-öelda tippvorm on langeva graafikuga. Tõsi, siin Tšiilis on ta väga hea olnud, aga miks alles siin Tšiilis, kui hooaeg hakkab läbi saama ja tegemist on viimase kruusaralliga. Et selles mõttes minu valik oleks Fourmaux ja tegelikult põhjus ka see veel, mida me neljapäeval korra mainisime, kes kuulis, et mida Urmo mainis, et ta on lihtsalt nii näljane. Ta võitleb, kuni ta saab selle kuradi ralli võidu ja tiitli kätte, et see mees on kõige näljasem mees sealt satsist. Ja seda on vaja sportlasel. Seda, et kuulata Evansi vingumist enamushooajast ja siis oodata neid paari üksikut rallit, kus ta teeb tulemust, on ju. Et ma arvan, ka tiimi juhina seda nagu raske tegelikult raske võtta nii-öelda endasse, et nagu ühelt poolt on tegemist kiire sõitjaga, võimeline rallise võitma, ülistabiilne punktitooja tegelikult, aga seal ei ole seda powerit, mis on Fourmaux. Noores mees, kes tahab tulla rallise võitma, kes tahab tiitli peale sõitma hakata ja tuletame meelde, et mees seda Fordiga. Et see põhjus on see, miks ma arvan, et see mees on tegelikult praegu üks, tahaks öelda, üks suurimaid staare selles sarjas. Kas sellise asja saab välistada? See kõlab muidugi lollilt, aga äkki see M-spordi Ford Puma on ülihea. Et selles mõttes Sesks tuleb, on ja hüppab sisse ja hübriidi pole peal kuskil pooles, tavai, tõmban esikohale ja lähen, let's go. Ja siis kodurallil ka, vaata, siin on põhimõtteliselt esimest korda hübriidajamiga Ford Pumade ja olen ülikiire. Ja siis samal ajal Fourmaux, keda me jõudsime siin maha kanda, ühtäkki, et sulle on siin laiast aastust, siin rallil sama kiired ju Evans ja Tänat. Et kas me selle saame nagu täiesti maha ripsutada, et äkki ei ole mitte Fourmaux head, vaid Ford Puma on ülihea ja me lihtsalt paneme selle kõik Fourmaux arvele. Head küsimused ees. Jaa, iseenesest on ju mõistlik küsimus ja kui ma ütlen sulle praegu, et ma ei oska sellele täpselt ühest vastust anda, siis see tähendab, et seal võib mingi point olla, aga mida on ka tegelikult ju Fordi nii-öelda juhid ka ise on eesotsas siis Rich Millener ja Malcolm Wilson on ju selles mõttes nad ei ole ju saladust teinud selles, et see ei ole tippauto, kui teised arendavad oma autot igapäevaselt ja teevad teste rohkem kui nemad, et seal ei ole seda varianti, et see auto on lihtsalt nagu parem kui teised, et see on ikkagi numbrid ja kõik muu näitab seda, et nad ikka käivad nagu teistel järgi. Küsimus on lihtsalt selles, et mida ka me neljapäeval mainisime, et näiteks Hyundai on ikkagi niivõrd keeruline auto, millega sõita.
Toyota puhul on lugu teine, Toyota tundub, et on ikkagi väga kiire ja lihtsam ka seadistada autot sõitja järgi, aga Ford on selles mõttes, ma arvan, noorsõitja jaoks tegelikult ideaalne auto, et tal küll jah, võib-olla nii-öelda puhta mootori jõu mõttes, ta ei ole tippklassi auto, Toyotaga näiteks või Hyundaiga võrreldes, aga seda autot on oluliselt lihtsam seadistada ja noor sõitja jaoks teda on kuidagi mugavam panna enda käe järgi tööle. Ja ma arvan, et see on see, mis tegelikult miks me näeme praegu neid noori siin Fordiga väga hästi sõitmas, et kui ikkagi sinna rooli läks Tänak, siis tal on ikka nagu väga konkreetsed ja ülimalt detailsed soovid, mida tema tahab, et auto teeks. Ja kui see auto ei tee seda, siis ta ei ole rahul ja ta ei saa sõita sellega. Tegelikult me näeme ka Hyundais seda. Jälle toon selle ühe intervjuu, mis ma tegin Otiga Lätis, kus ta ütles, et auto ei ole hea ja mitte keegi ei tea, mida teha, et auto heaks saada. Et insenerid mõtlevad nagu päevad läbi ja proovivad, et see ongi see point. Jaa, ei, selles mõttes on vägev. 4. koht siis, laiast astus natukene, päeva lõpuks siis 4. koht natukene jälle samm. Ott Tänak 3. küll võttis 3 silma tagasi, aga kui see seis jääb nii, et ole siis see vahe on ikka circa 30 punkti ehk Thierry Neuville tegi seda, mida tegema pidi. Muidugi, Neuville kuskil peale esimest 3 kiiruskatset ütles, et autol on suur probleem, mille me peame hooldusalas ära lahendama. Ja siis ta ei saanud lõppeks aru, mis see suur probleem oli, sest seda ta ei avalikustanud. Ma mõtlen nüüd, see on ainus koht, kus mul head küsimust ei ole. Kust Roland Poom on tulnud see Thierry Neuville'i enesekindlus ja stabiilsus, et me oleme aastaid rääkinud siin, et näed, otsustavatel hetkedel väristab sel korral taaskord päevad õige kindlam sõitja, tegi ära täpselt selle, mis ta tegema pidi, ehk ta parandas oma rohta, alustas päeva 6. kohalt, hops-hops, võttis Munsteri Bajari ära, jättis Fourmeau enda selja taha, seal sellise üsna kindlalt ja siis vaata, et oleks Tänakuni kinni püünud, 0 probleemi, 0 mure. Kas see, et auto on pekkis ja ikka jõuab hooldusalasse, kas kõik, mis siin täna juhtunud on, vihjab sellele, et õnne ralli omalanna hoiab Neuville ja jätab auto terveks ja mingi küpsuse on ka see mees saanud lõpuks, et midagi on ikkagi väga teistmoodi kui eelnevatel aastatel. Jaa, täitsa nõus, igal juhul on, et isegi kui me vaatame tervet hooaega nagu tervikuna, siis see, kuidas ta alustas Monacos, see, mis ta edasi tegi, see on kõik olnud väga kaalutletud otsused, kõik on väga kaalutletud rallid olnud, väga hästi on ta teadvustanud endale seda, mis punktisüsteem on, millal, mis punkte võtta, et ta on tegelikult, ma arvan, et see mees, kes on, Ott on ilmselgelt võitnud kõige rohkem pühapäevadest just seetõttu, et ta on väga mitmel rallil oma laupäevapunktid nii-öelda tuksi keeranud, aga Neuville on kogu selle paketiga ülimalt hästi kokku pannud ja seda punkti tabeli või süsteemi ka ära kasutanud. Aga kui rääkida stabiilsusest, siis ilmselgelt on Hyundai on Neuville'i auto ja kui keegi teab, kuidas selle autoga sõita täpselt mõistlikkuse piiril, siis see on tema. Aga tõesti, ma pean ütlema, et müts maha tema ees, sest mina ei oleks oodanud elu sees seda, mida ta tegelikult see hooaeg on teinud ja võib-olla isegi tahaks erakordselt kiita teda selle ralli ees, et ausalt pean ütlema, et ei oleks julgenud midagi sellist välja pakkuda, et laupäeva õhtuks tema on 4. positsioonil ja või sõidab poodiumi peale võidu. Miskit pole öelda. Ülihea töö. Ja kas see, et ta seal ütles, et auto oli täiesti pekkis ja kas see oli usutav? Ta vahest tuleb mingi väited sisse, siis ma mõtlen, et
kui sa ei taha lähevalt rääkida, et ära räägi, et selles mõttes, et ära hala, et või no mitte hala on vale, et kui sa ei taha rääkida, mis autol viga on, siis ära maini seda üldse ja kui tahad rääkida, mis autole viga, siis räägi lahti, et ära tee seda vahepealselt, mul auto oli täiesti pekkis ja jumal tänatud kohale jõudsime, aga ma ei saa rääkida, nägemist, et mulle see, kui räägid, siis räägi lõpuni, kui ei räägi, siis tee seda, nagu tengid Osi ja Tänat päev varem, et see on võib-olla minu selline kiits muidugi. Ega selles maailmas sellises tippkonkurid siis sellises hooaja positsioonis enam ei tea, kes üldse mida nagu tõe pihta räägib, et seal käib selline mentaalne mäng juba, et see, kui Neville ütleb, temal on auto tuksi, seda tuleb nagu ülihea tempoga, siis see võib olla nagu järgmine mentaalne mäng ka juba, et näidata teistele, et näed, teie üritate siin võidu sõita, ma tulen tuksis autoga, aga näed ikka kulgen ülihea tempoga. Et lõpuks ma arvan sellest nagu mingit suurt järeldust teha ei saa, sest me ei tea, kas ta ajame nagu täis sousti või mingi päris point seal taga on, aga ilmselgelt, kui seal oli mingi päris probleem, siis see ei saanud olla nagu nii suur probleem, et ta oleks pidanud hakkama hoogu maha võtma. Järelikult seal ei saanud olla midagi erakordselt suurt. Kuigi ta ühel kiiruskatsel oli natuke näost ära ja oli seal, et ma pean minema ka, et midagi justkui oli. Aga nüüd Tänat, kuna ta on ikkagi meie kandelane, eestlaste kandelane ja peamine asi, seal ma teen 3 küsimust. Täna oli esimene küsimus Roland Poomile, et täna oli kaks meest, kes tegid nii-öelda, telepilti jõudnuna tegid sõidu ja üks oli Ogier, eks ole, ja teine oli Tänat. Mis Tänatul juhtus sel päeva teisel kiiruskatsel, et kui ta natuke kurvi pikaks lasi, et oli selline, kuidas ja miks see nii läks? Mulle tundus see tegelikult suhteliselt selline lihtne tavaline sõiduolukord, et kas oli grammi hoogu palju enne paremasse kurvi minekut ja natuke see tagaotsa läks seal lohisema, et pani nii-öelda ikkagi auto nurga paika, aga see tagaratas läks kergelt selle lahtise killu peale ja läks lohisema. Aga selline tegelikult lihtne, ütleme siis, sõiduolukord, võistlusolukord, et ega seal muud ei olnud ja tegelikult eks iga ralli tuleb midagi sellist sisse, et see ei olnud midagi erakordset, mis juhtus ja sinna suurusjärgus, kui ma õigesti videost ka vaatasin, siis ma ei tea, 4-5 sekundit läks. Mitte rohkem. Siit tuleb kohe teine küsimus. Tänat lõpetas, eile õhtuse teeme 5 küsimust, number 2 siis küsimus Tänatu kohta. Et kui teie vist lõpetasite saate ära, siis oli Tänat vist reede järel esimene, laupäeva järel oli või laupäeva hommikuks oli teine, et siis natuke muudeti kohta ümber. Ma ei tea, kas lugesid seda, mis kohtunikud selgitasid asja Hyundai protesti või see lugenud? Vist ei lugenud. Protesti nägin, aga ma ei süvenenud sellesse absoluutselt tegelikult, sest jälle, ma ütlen ausalt, olen ka ise nendes olukordades suht palju olnud, kus on vaja aegasi muuta võistluskäigus, võistluskohtunike poolt ja tegelikult mis iganes olukord täpselt nii ongi ja tegelikult lõpuks, mis Eestist kunagi oli väga tavaline, oli see, et öeldi, et nagu lihtsalt ei opanna, et midagi pole teha. Et sama on see, kui sa kellegi tolmu jääd, et sportlik ebaõnn on selle asja nimi lihtsalt. Aga, mis mu küsimus sellisel on küsimus selline, et laiast lastus Tänat oli reede õhtuks esimene või teine, napilt teine, aga päris kiire siiski päeva teises pooles. Aga täna esimestel kiiruskatsetel, võtame need udu asjad hiljem, ütleme esimesel 4 kiiruskatsel, kus udu rolli ei mänginud. Tänat, olgem ausad, või ütleme Hyundai üleüldse, eelkõige siis hetkel Tänat tegelikult ikkagi ei püsinud Toyotate tempos, ja Tänat vihjas ka kogu aeg, et auto ei sõida päris nii, nagu peaks. Mis see täna teistmoodi oli või miks see eilne hoog uude päeva ei kulgenud, et kas Toyota sai mingid asjad paika või need tänased kiiruskatsed olid veidi erinevad või mis seal üldse olla võis, kui läheb sellisele metsikule teooriale, mis tõenäoliselt on vale? Eks tänased katsed olid ikkagi nagu teistsugused ka katsete iseloomu poolest. Aga suht keeruline niimoodi hinnata, et jälle me võime võtta selle sama jutu, et Ott pole rahul olnud kiiretel rallidel ikkagi selle autoga. Tšiili ikkagi on, võib öelda, et
pigem olnud selline suht tempokas ralli ja kui me võtame hooajale läbilõike, siis ta ei ole seda autot kiirematel rallidel paika saanud. No, eks me võimegi kõik need probleeme lugema ette hakata, aga ma arvan, et fakt on see, et kui sa ei tunne ennast ikkagi autos hästi, siis täna on vaja see auto lihtsalt lõpuni tuua. Et me oleme ka näinud, kus ta selle autoga suudab küll kiiresti sõita, aga siis ta ütleb ka, et ta paneb 110% välja ja käed värisevad katse lõpus ja ütleb, et niimoodi peaks rallit sõitma. Et nüüd on lihtsalt see koht, et kas on vaja tuua kindlad punktid ära või hakata neid riske võtma. Ja ma arvan, et ta saab ilmselgelt täna ei ole see koht, kus neid mingid ulmelisi riske enam võtma hakata, sest ühtegi eksimust enam sisse ei saa lubada. Ja kui Toyota mehed tunnevad ennast hästi selles autos, siis tegelikult see 0, mõni sekundit kilomeetri peale ja need vahed kärisevad. No, ralli on pikk ja nii ongi lihtsalt. Kas see Tänak lõpulause siis oli, kus ta võttis päeva teise poole rutru, olgem ausad, mõneti üllatuslikult Tänak oli udus aeglane võrreldes konkurentidega, et ta ikkagi päris palju andis aega ära. Seal ütles ka, et mingi valgusvilkuse esiklaasile ja kõik oli halvasti, et mitte kõik oli halvasti, aga laiastas hea, et Neville mööda ei läinud. Aga see lõpulause, et meile öeldi, et teistel läbimistel vihma ei tule, lisaks pidi udu hajuma, saime täiesti vale ilmainfot. No sellist, kas sa mäletad, millal ilma info loteriis Tänak viimati halvataardi välja võttis, et eelmine hooaeg vist mingi üks päev oli selline, et natuke üllatav. Ja ütleme, see üldiselt Oti info ilma kohta on ikkagi alati päris hea, probleeme pigem harva. Siis ütleme, jah, see kommentaar, mis tegelikult Ott ütles, ta oli tegelikult oli näha, et mees oli nagu päris pahane. Ta oli üks väheseid, olgem ausad, kes võttis kaasa Ruuskõva. Teistel oli pehmeta rasas. Et Ruuskõva vihjas sellele, et ta eeldas, et on teed kuivad, need söövad rehve ja peamine on rehvide säilitamine, tuli välja, et sulle märg ja see rehvide säilitamine ei ole üldse küsimus. Täpselt see, mis ta ütles katse lõpus, oli ju see, et udupilved pidid ära liikuma, vihm pidi ära liikuma ja tegelikult oli kõik vastupidine ja siis kui nii-öelda küsiti vastu, et aga eks siin rallil ole kõik raske, siis Oti vastus oli, et eks elus on ka kõik raske, aga sa pead olema hea, et selles mõttes paras ninanips ilmamehele. Aga anname andeks, ma arvan, see mees on päästnud ka, et ei ole, ma arvan, et seal 10 korda õnnestud, 1 korda ebaõnnestud, siis saab andeks. Ma arvan ka. Elfin Evans, viivuts tundus vähemalt mulle. Ma arvan, kõigile tundus, et Elfin Evans võib-olla paneb selle ralli kinni, sest 2 kiiruskatset enne päeva lõppu oli täitsa kindlalt esikohal, aga kohe kui need udusõidud tulid, siis Evans laias lastus ütles päeva lõpuks, et polnud nendel kiiruskatsetel polnud teada enese tundet ja ma ei oska seda selgitada, et Evans, ma küsin siis niipidi, kas sa arvestas seda, et Evans on MM-sarjas nüüd 3. mees, napilt Toži eest möödas, vahe küll Neville'iga on selline suur, aga see kõike võib juhtuda rallis ja blablabla. Kas sa oled üllatunud, et Rovanpera ei lasnud Evansit mööda, et see 3 punkti Evansile äkki, oletame, et Neville paneb bambusesse või ütleme teistmoodi, oletame Neville'il ja homme ütleb auto üles ja ta ei jõua finišis ja ma ei tea, Tänaku masinal läheb ka midagi, siis oleks opa-da, Evans võiks olla tiitleitluses, aga selles mõttes täiesti asjaolude rottu sattumisel, aga miski pärast otsustati, et Rovanpera ei lase Evansit mööda, kuigi Rovanpera tegelikult ju laupäevased punktid täiesti savi. See oleks võinud siit täna võtta Evansile, ma ei tea, 10 sekundi alla ja ta homme sõidab tagasi, võidab ralli ja temal on see ralli võit kirjas. Et kas oli natuke üllatav või pigem ei olnud? Ühtepidi üllatav, jah, tõesti võiks seda teha, aga samas ajavahed on suht pisikesed, et ka samamoodi võiks pärast Rovanperal midagi juhtuda ja kui tema andis mingi X aja ära, et Evans mööda lasta, siis see võib ka homme kätte maksta, et Ott on ju taga. Nii et selles mõttes ralli on sellises kohas, ma arvan, kus on suht keeruline ühtegi strateegiat praegu mängida laupäeva punktide mõttes, sest tegelikult
mida me ka neljapäeval rääkisime, et ikkagi meeskonna jaoks on ülimalt tähtis ja prioriteet number 1 meeskonnatiitel ja see, et mängida nüüd Evansi tiitli peale on tegelikult teisejärguline. Et kõige tähtsam on see, et saaks 1-2 punktid kätte ja tegelikult see on see, mille peale peab mängima. Võtta riski, et anda aega ära ja siis homme võib ka veel midagi juhtuda ja ei saaks lõpetada nii-öelda poodiumi 2 esimesel astmel, et see oleks suurem tragöödia Toyotale. Roompere natuke, kas mulle ainult tundub, et me võime öelda küll Roompere liider, kas ainult mulle tundub, et hoolimata sellest, et on esikohal ja kõik on hästi, et just ju natuke roostas ikka, et täna ütles ka, et no ei saanudki vaata mingi rehvide see säästmisega ei hästi, ei saanud hakkama rehvi strateegiana häda ja kõike seda, et see pooliku hooaja pealt tulek paistab, et ei olegi nii lihtne ja võib-olla need natuke, kas oli, teeme uuesti, et kas sain mul on tunne, et see Roompere kõigest hoolimata, esikohast hoolimata on natuke roostes? Kindlasti ta ei ole nagu nii tipus, kui ta olla võiks ja see terav tipp tähendab seda, et sa pead ikkagi karussellis sees olema igapäevaselt. Et ega nii on, et kui sa käid ka aastas 4-5 korda oda kuskil loopimas või ketast heitmas, siis... Mis võrdlus? On näha öötunnid, oda loopimas, okei, räägi vabandust. Et kui teised teevad seda iga päev, siis sa ikkagi kuskil teravast tipust oled grammi võrra maas, olenemata kui hea sa oled. Et ma arvan, minu arvamus on igal juhul see, et Roompere tase on kõva, aga see, mis ta selle hooaja rallid on olnud tõesti, on tempot näidanud, aga on ka vigasi sisse tulnud, siis see on ikkagi selle pooliku hooaja küsimus. Vot, et sellega saabki selle nii-öelda laupäevase päeva võtta. No tegelikult tahaks seda öelda, et jõhtralt äge ralli on see Tšiili ralli, et selles mõttes, et selline, et on nagu kiiruskatsetes ja mingi loodusvärk, et on natukene udumägedes ja siis on niisketjoht ja üleüldse, et päris, ma ütleme nii, et võib puhtalt võtta selle pealt, mis rallil juhtunud on. Et ei ole nüüd metsikult juhtunud, eks ole, mingid sellised väljasõite kõike, aga arvestada, mis on juhtunud ja mis siin korraks ärevust on tekitanud, siis see Tšiili ralli küll annab mingi kõva avaldus, et nemad võiks tulevikus ka kalendris olla järjepidevalt. Jaa, kindlasti ma arvan, et võiks olla ja peaks olema, sest üliäge on see tõesti olnud, nii nagu sa ütlesid. Kõike seal on näha olnud. Ja see, et see on ikkagi päris ettearvamatu olnud. Et see on, ma arvan, see, mis ikkagi fännile meeldib vaadata. Jaa, ma pean ühe küsimuse, et on siin sessi ka ära teha selle. Teet on hea küsimus ka. Et Inmari küsimus, ma arvan, ei teinud seda eile, ma arvan, see oli täna tulnud küsimus. Selle sessi eilse asja kohta, et laias laastus juhtus see, et rehv läks puru ja siis hooldusalasse sõites, eks ole, hooldusalasse ta ei jõudnud, et teel sinna, mis see 60 kilomeetrit või palju ta oli, ma täitsa puusalt viskasin selle numbri. Vist oli isegi üle 100, kui ma üle 100, et ei jõudnud kohale. Kuule, selles mõttes on ta küsimus aus, et okei, seal pole see küsimus, ma parafraseerin terve selle jutu, et tegelikult meil ei ole ju nüüd ralli üks sõiteid väga liialt palju. Et tegelikult on iga rallisõitja on selles mõttes hetkel nagu etappi kokkuvõttes arvel, et jumala eest, et oleks ju tihedamat heitlust. Et kas sellises olukorras ei võiks jõuda sinna, et võib tiim aidata, et kui sõitja jõuab finišis jumala eest, et kuskil tiim või kaassõitja või keegi annab selle varurehvi ja las jõuab hooldusalasse, et ma ütleme, et oleks sesks nii kaotas seal katselaid, aga oleks vähemalt mingiski konkurentsis, see oleks ju igal juhul parem kui see, et me nüüd ütleme sellepärast, et sa selle 100 kilomeetrit ei suhtnud selle rehviga sõita, et nüüd saad pluss 30 minutit ja nägemist, et kas me mingeid asju ei võiks teha leebemaks, et meil oleks rohkem konkurentsi mõnes mõttes? Eks ikka võiks, loomulikult. Ma ütlen ühe asja vahel, samamoodi see lappi asi, ma tean, see on juba läbi ka näinud, aga taaskord, oleks meil 20 masinat või 15 masinat võistleks ja lappi tuleb liiga vara starti 2 minutit, vahet ei ole
tihedas konkurentsis üks sõitja tutub välja. Praegu meil on nagu niigi on neid näpuotsada seal sõitjad ja nüüd me põhimõtteliselt lappidame sellele, läks liiga vara starti ja arvestas midagi valesti on see, et okei, sa oled 5 mintsa, oled nüüd tänu sellele või mängust väljas ja meil on üks vend veel, kes veereb, et meil on nii pooled vennad veerevad seal, eks ole, täna ja siis üks vend on üldse viitsi sõita, et äkki peaks kõik nii kaua, kuni meil neid sõitjaid on siin, heal juhul 10, kellest, eks ole, laupäevad, keskpäevad, on alles, eks ole, heal juhul 8, kellest osad ei sõida, äkki me peaks kõiki neid reegleid hakkama natuke, ütleme siis, õdvendama või leebemaks tegema. Jah, ma isegi ei oska nagu väga detaili sellega minna, selles mõttes, et mingid reeglid peavad olema ikkagi kõigile ühesed, et ülesõiduaeg on ette määratud ja nii palju nagu võiks ikkagi ju arvutatud saada, et sa oma õiges minutis sisse lähed, et see ei ole mingisugune 10. klassi matemaatika, see on tegelikult lihtne, ma arvan, 3. ja 4. klassi matemaatika, kus tuleb minutid kokku lihtsalt liita ja selles ajas sisse minna. Et me ei saa, ma arvan, teha ka seda selliseks, et korraldaja lõpuks annab ette ja saadab sulle sõnum, et näe, see kell sa pead minema sisse. Aga see Seski asi, et kas seal sama siis, et kui on läinud, siis on läinud? Jah, selles mõttes ma nagu saan sellest pointist aru, et see on nagu eriti tobe katkestamise põhjus, kus katse on lõpetatud ja lihtsalt refi pärast ei saa startida. Tegelikult alles hiljuti ju seda veel võis teha, kui ma õigesti mäletan, siis 2017 aastal veel Chris Meek sõitis mingisugust linnakatset välja peal ja see oli okei. Pärast seda on seda mingi hetk hiljem see muudeti ära, siis et peab ikkagi ref olema välja peal, et võiks edasi sõita. Et see on alles hiljuti nii-öelda karmimaks tehtud reegel. Kas on õige või vale? Mulle meeldis pigem ikkagi see nagu robustsem versioon, kus vanad panidki välja peal, sõitsid vajadusel servisesse, vajadusel sõitsid välja peal katse ka läbi, kui vaja oli. Et selles osas ma olen suga nõus, et kas see on nagu mõistlik, aga selles mõttes jah, peab ikkagi ju nagu aru saama, et autod sõidavad vabas liikluses on ju. Ja vabas liikluses tänavatel kehtivad mingid reeglid, mis kehtivad ka tavaautodele, peavad ka neile kehtima ja ilma refita liikluses liigelda ei või. Jaa, mis siis homme ootame? Kes võidab ralli? Küsime niipidi alustades. Vist Rovanpera? Jah, tead, ma isegi homsete katsete osas ma ei ole nagu jõudnud väga süveneda, aga täitsa puusalt pakun, et top 3 jääb samaks ja nende meeste vahed on sellised, et seal võidakse küll minna suuremaks andmiseks, aga suures pildis see top 3 jääb ikkagi samaks. Ja tõenäoliselt siis Ogier hakkab hullu ajama, et temal on ega muu peale sõit ei ole, kui siit pühapäevast maksimum, et kui Neuville hakkab vist eeldatavasti veerema ja lootma, et äkki suudab seal kuidagi Fourmood, Bajarit, Munsterit või Lappit seljadega hoida, siis Ogier pole vist midagi hoida. Et kui Ogier 7+5 ei võta, siis on vist ikkagi veel üks pettumuspäev tal see Tšiilis. Jaa, täpselt, ma arvan, et eks Nevilli puhul see kuskil 6. koht oleks päris okei homsete punktide mõttes. Ogier kindlasti maksimumi ja eks seal ees ole näha, siis, et kui hästi sobib Otile, ma ei tea, kui hästi sobib Evansile Rovanpera puhul, ma väga ei kahtle, et ta ikkagi läheb nagu näitama. Et eks ole näha, pigem võib olla küsimus see Munsteri Bajari võitlus, et kohati Munster päris hea, aga samas kohati nagu Bajari ikka lajatas talle ka täiega, et kuidas see võidusõit nende meeste vahel läheb 1,1 sekundit hetkel ei vahe, et mis olukorras see ralli lõpeb seal. Iseenesest ma arvan, homme kindlasti vaadata on, et see aasta on ju näidanud, et pühapäevad on põnevad, nii et isegi kui otseseid võistluspaare liiga palju pole, siis pühapäeva punktid võidusõitmine ikkagi tuleb. Kas Tänat läheb, mis arvab, mis Tänakule öeldakse, küsime siis niipidi, et laias laastus tal on arvestas Neuville homme nagu nii riski ei võta. Iga sul loogik ütleb, et ta sõidab nii kiiresti kui vajalik ja ta päris 100%, eks ole, ta ei timmi. Nii-öelda virtuaalselt on, mis see vahe siis on, 29 punkti hetkel, või vabandust, 31 on, mis siis Neuville edu Tänaku ees. Sellise hea pühapäeva, hea punktikatser ja sellest 31 võiks teha, ütleme, 21 või midagi peale.
kas tiim lubab Otil sõita, ütleme siis Ogier võidu või pigem öelda, et kuule tüüd, et vaata, meil on tehase arvestuses vaja punkti ja võta rahulikult, et mis sa arvad, mis see Apide Pool ütleb täna õhtul? Ma arvan, et seal ei tule mingit korraldusi, et lubatakse sõita nii, nagu soov on. Et mingi edu on niikuinii Toyotas olemas, Neville'i me võime mürki võtta, et tema toob selle auto lõpuni, kui tehnilisi probleeme ei tule. Ja Oti puhul ma arvan, seal ei ole ka nagu mõtet ütlema hakata. Selles osas ma ikka parandan, et selles mõttes, kui me tänased need punktid kokku liidame, et siis et see Hyundai edu Toyotas on sellised 25 punkti, et meeskondlikus arvestuses, et seda ei ole enam ülipalju, et selles mõttes päris nii ei saa, et edu on piisav või korralik, et täpselt see 25 punkti nii-öelda virtuaalselt, see Hyundai edu on täpselt see koht, kus on juba peab hakkama mõtlema sellele meeskondlikule asjale või see 25 on tipp-topp? Ma arvan, et see on siin rallil selles mõttes nagu üldist pilti vaadates okei, aga Ogieriga nagu võidu sõitmine, selles mõttes nagu ilmselgelt võib sõita võidu, ma arvan, aga see on juba pühapäeva punktide nimel, on ju. Tähtis on lihtsalt, et see auto lõpuni tuleks seega nagu kas hakata ütlema, et kas sa võid kihutada või ma ei tea, ma ei usu, ma ei näe mingit põhjust, et peaks ütlema, et võtta hoog maha, sest tegelikult ikkagi on ju vaja, ma arvan, lõpuks ka, mis iganes punktid on ühtepidi lukus, aga ikkagi seda poodiumit on vaja seal poodiumi peal on vaja sõita 18,5 Evansi taga, on ju. Ikkagi sa oled sõidus sees, siis ei ole nagu mõistlik, ma arvan, öelda keegi. Ma ei usu, et keegi ütleks, et kuule, võtta hoog maha ära sõida. See tundub kuidagi jabur, aga ma arvan, et ka selle mõttes kell on üks öösel kohe, et võib-olla mu peaga ei võta seda, mida Apide Pooli pea kell üks öösel võtta. Ei, no väga hea, mul meeldis, sa andsid just järgmises päevades entusiasmi, kui inimesed hommikul ärkavad, kuulevad, et ei, tiimikästus ei ole ja kõik panevad täiega. Kuule, ma arvan, et seal on ju hea kokkuvõte, et kui tavaliselt on see 56 minutit, siis see kiire saade tuli ainult 46, et saime hakkama küll, et 10 minutit kiirem kui tavaliselt ja Poom saab madama lastega koos hommikul mängida, et võtame siis, ma arvan, et teeme siis nii, et ütle kuulajatele, ma ei tea, ega sul midagi rohkem hingel vist ei jäänud, ma arvan, eks ole, tänases päevas. Mul ei ole hingel rohkem mitte midagi ja ütlengi teile lihtsalt seda, et homme kindlasti jälgige rallit ja kindlasti tuleb jälle megapõnev pühapäev ja naudime rallit ja naudime ilusat sügist ilma, mis seal ikka muud. Jah, ja see oli Roland Pomm, minu nimi Eigor Raljurand, homme kellel sulle Pomm teadis, ei tea. Ei tea. Kaspariga. Homme, siis homme tuleb hea lõpusaade, siis siin on Kaspar Ruus, aga seekordne saade oli selline, ütle siis nägemist ja siis ütle mina nägemist ja siis ma panen lõpurulli. Ja ütlengi siia lõppu siis nägemist. Nägemist. Kuues käik.